Lõikame välja. Õudne. Tahaks 10 kilogrammi alla saada. Äkki muretsege? Ole bussil, tal on 5 lehekülge küsimusi. Tere! Tere! Kõigepealt tutvustage ennast. Mina olen Kaire Sõõru ja töötan Tartu Kivilinna koolis võõrkeeleõpetajana. Kus koolis te käisite? Mina õppisin Johannes Voldemar Veski nimelises Maarja keskkoolis. Kas te olite hea õpilane? No seda oskavad tegelikult öelda minu õpetajad tagantjärele. Kas te saite hästi läbi oma õpetajatega? Jaa, et mul olid väga toredad õpetajad. Kas teil oli lemmikõpetaja ka? No neid oli ka päris mitu. Kas õpetaja oli teie lemmikõppeainest? Oli lemmikõppeainest ja oli ka võib-olla mitte nii väga lemmikõppeainest, aga üldiselt ma ei mäletagi, et mul oleks olnud päris selliseid õppeaineid või selliseid õpetajaid, kes mulle kohe üleüldse ei oleks meeldinud. Okei, kas te oma nooruse elust juba teadsite, et te tahate saada õpetajaks või see tuli niimoodi spontaanselt? Jah, õpetaja elukutse oli üks minu valikutest. Kas te saate öelda ka teised valikud? Jaa, teine oli lastearst. Tore. Milline on teie õpetajaks saamise lugu? No minu ema on olnud üle 50 aasta matemaatikaõpetaja. Et võib-olla olid natukene tema suunamislood, et ta nägi natukene, et ma võiks tulla tema jälgedes, aga üleüldiselt mulle meeldis tegeleda õpetamisega ja koolitööga, sest ma kasvasin ju tegelikult koolitöö kõrval üles. Milline on teie eriala haridus ja kust te saite seda? Olen ma lõpetanud 2 korda Tartu Ülikooli. Esimesel korral vene keele ja kirjandusõpetajana ja teine kord saksa keele õpetajana. Ja kui kaua see kestis? Mõlemal korral 5 aastat. Mis teid motiveerib olla õpetaja? Selles mõttes, et tänapäeval ja nagu kogu aegades on olnud, õpetajad töötavad ikka päris kaua õpetajana. Enamasti, et 20 aastat on ja 30 aastat on. Kui kaua teie olete teinud seda tööd? Mina olen aastast 1993 siin samas Kivilinna koolis olnud ja mis mind motiveerib? 26 aastat. Jah. Et mis mind motiveerib? Et tegelikult motiveerib see, et õpilased. Ja koolis ei ole kunagi sellist üksluist tööd. Et esiteks on hästi vahva vaadata, kui sa saad mõned väiksed klassid, saad 4. klassis või 5. klassis või 3. klassis ja siis seda kasvamise lugu vaadata. Et kuidas siis ühest väikesest inimesest hakkab saama siis järjest suurem, targem, haritum, toredam inimene. Kas teil ei ole tekkinud mõtet, et tahate minna kusagile edasi? Vahepeal, aga üldiselt on ju niimoodi, et no näiteks poliitikasse? Ei, võt poliitika mind küll ei tõmba. Et eks neid mõtteid on olnud igasuguseid, aga üldiselt väga kaugele koolist nad ei ole ikkagi läinud. Aga kuhu nad on siis läinud? Minu teine suur kirg on raamatute lugemine, et raamatukogu oli vahepeal selline asi, mis pakkus natukene huvi, aga ma kardan, et raamatukogus on lihtsalt see, et seal on nii suur vaikus, et seal võib äkki hakata igav. Te olete olnud õpetaja juba 26 aastat. Sellega seoses te olete juba näinud 2 põlvkonda õpilasi. Ja mida te olete näinud nende vahel? Kuidas need on muutunud ajade möödudes? Ütleme niimoodi, et mõnes mõttes on tänapäevased õpilased iseseisvamad, nad teavad rohkem, mida nad tahavad. Ehk siis kuidagi tänane päevane maailm, nagu neil tekkis võimalus õppida seda, mida nad ise tahavad vabalt. Ja, et laste valikud on suuremaks läinud. Ja kuidas täpsemalt muutusid õpilased just selle digi- ja nutimaailmaga? Digi- ja nutimaailm toob neile kätte rohkem informatsiooni.
ja see avardab ka õpilaste silmaringi ja teadmiste pagasit. Ja siis teie olete pigem poolt? Ma olen pigem poolt, et kasutada sihtotstarbeliselt ja asjakohaselt neid asju. Aga seoses ka sellega, kuidas muutusid ka õpetajad? Ka õpetajate võimalused ju tegelikult on sellega väga palju laienenud ja suuremaks läinud ja mõnes mõttes võib-olla ka nagu lihtsamaks jah, et need materjalid, mida keegi valmistab, on ju lihtsamalt kättesaadavad. Ja e-koolis trükkida. Ja. Kas teie kui õpetaja kasvatate kooli lapsi samamoodi kui oma lapsi? Ma arvan küll, et tegelikult põhimõtted teatud asjades on ja jäävad ju ikkagi üheks ja samaks. Et kui meil on kokkulepped, siis neid tuleb täita. Kui midagi juhtub, et ebaõnnestub, siis tuleb uuesti teha. Kui tekib väikeseid arusaamatusi, siis need asjad tulevad selgeks rääkida. Kas teie töös on olnud midagi sukest negatiivset? Me teame, et te peate suvavähajal näiteks koolis olema ikkagi tööd tegema ja täitma pabereid ja igasugust sukest asja, mida me tavaliselt ei näe, aga me ikkagi sellest teadme. Aga mida on sukest negatiivset, mida meie võib-olla ei näe? Aga mis õpetajatele hirmsasti ei meeldi? Eks võib-olla see kõige, ma ei saa isegi seda öelda, et negatiivsem, aga et see kõige raskem ongi just see tööde parandamine. Et see võtab ju natukene rohkem aega ja siis tuleb seda vahetevahel õhtuti teha. Okay. Et võib-olla see ongi nagu kuidas teie pere on sellega nagu harjunud, et tema ei saa alati nagu olla oma perega? Et kuidagi meil on niimoodi, et mul on väga toetav abikaasa ja väga toetavad lapsed. Et nad saavad sellest aru, et kui ema on näiteks koolis koosolekul või parandab töid, et siis võtab perekond selle teatepulga üle ja teevad ise söögi valmis ja võib-olla koristavad toa ära, kui vaja on. Ja. Aga kas teil kui emal ei olnud sukest tunnet, et ma ei ole oma lastele andnud nii palju, kui ma tahtsin? Ma arvan, et kõik, mis ma olen saanud anda, et ma olen teinud endast emana kõige parema. Kas teil on meile rääkida nii-öelda anekdoot kooli elust, aga päris anekdoot, mis on täiesti ka juhtunud? Ehk siis lugu? Selliseid lõbusaid lugusid? Jah, ütleme 2 tükki. No üks lõbus lugu on selline, et kui lapsed on hästi sellised aktiivsed ja tahavad hästi palju teha ja mõnikord nad jõuavad oma tegevustega siis natukene rohkem ette, et õpetaja ei ole veel jõudnud kõiki asju ära seletada, et üks lõbus lugu on küll, et kui oli üks töö ja ma jagasin õpilastele kätte töölehti parasjagu ja esimene ülesanne oli kuulamisharjutus, mida ma pidin neile ette lugema. Ja ma ei olnud jõudnud veel tervele klassile töölehti kätte jagada, kui üks poiss tuli juba minu juurde, ütles, et õpetaja, ma tegin esimese harjutuse ära. Aga seda pidi kuulamisteksti põhjal tegema, et selles suhtes oli see jah niimoodi, et enne veel, kui mina jõudsin lugema hakata, oli siis juba poiss selle asja ära teinud. Aga teine lõbus lugu, mis mul kohe meelde tuleb, on seotud ka koolitöös, et me kirjutame ju e-päevikutesse üles kõik sellised, mis on kodus õppida või mis teemad sa tunnis võtad. Ja olid mul pandud teemaks tervislikud eluviisid. Ja mõni päev hiljem tuleb üks õpilane kooli ja ütleb, et õpetaja, ma sain kodus nii palju pahandada, sellepärast, et ema küsis minu käest, et mis sa seal koolis tegid? Et mida asja sa seal tarbisid, et õpetaja pani sulle hüüumärgiga tervislikud eluviisid. Aga kuna tal olid lihtsalt need väljendid veel vastamata ja seal oli see hüüumärk, siis ema arvas, et õpetaja pani märkuse. Aga tegelikult oli tal lihtsalt vaja veel vastata seda asja. Et vahetevahel tulevad sellised naljakad seigad. Ehk õpetaja töö on ka positiivne. Jah. Kui palju te puutute kokku lastevanematega? Ütleme, et päris oma jagu. Et tänapäeval on nagu selles suhtes, et
põhiliselt on kas telefoni teel või e-kooli kaudu kirjutades, aga on ka lapsevanemad, kes tulevad kooli ja räägivad. Aga mis suhtlemine siis teile rohkem meeldib? Kõige kiirem telefon. Okei. Ja kas teil on soovitusi lastevanematele, millest nemad tihtipeale ei saa aru õpetaja töös, aga nõuavad millegi pärast õpetajast? Ma olen kindel, et seda juhtub. Ja mis te neile võiksite siis öelda? Mina arvan seda, et kui tekib mingisugune arusaamatus ja segadus, võtke julgelt õpetajaga ühendust. Sest tema on kõige otsesem ja vahetum isik, kelle kaudu te saate oma asjad selgeks rääkida ja nii ongi. Okei. Kas teil on ettepanekuid meie haridussüsteemi muutmisel selles mõttes, et mitte konkreetselt teie aines, vaid üleüldse võib-olla on midagi, mis aitaks? Näiteks tunnid loengutega või üldse tunnid, kus nagu Ameerikas näiteks on mõnedes koolides, et üldse on lihtsalt üks vaba tund koolides. Ma arvan, et need loengutunnid, mida meie koolis ka tegelikult hästi palju kasutatakse, need niinimetatud aulatunnid, ma arvan, et need laiendavad meie õpilaste silmaringe väga palju ja muidugi, mis võiks olla, on see, et kui palju siis meie õpilased teavad oma vanemate töid, selles mõttes, et palgatöödest, et me küll kogu aeg suurendame seda osakaaluga, aga et võiks nagu olla veel rohkem, et lapsed näeksid siis, kuidas igapäevaselt inimesed tööd teevad erinevatel elualadel. Me oma tavaelus, kui me tuleme kooli, me ei tea õpetajaid kui isikuid. Me mõtleme, et see on nagu pigem masin, et lähed tunnist tundi, lihtsalt näed isikut, kes sulle midagi räägib. Aga me ei tea sihukest õpetaja pigem eraelu. Et näiteks, mis lemmikloomi teil on, mis filmid teile meeldivad, muusika? No meil on olemas kodus kass, toodud Tartu Koduta loomade varjupaigast. Ja tema on siis, vahetevahel jääb tunne, et me oleme tema juures üüril. Et tema on selline koduperemees ja koduvalvaja ja tunneb ta ära meie autode hääled, tuleb akna peale vastu, ootab, et selles suhtes nii palju, kui mina ennast mäletan, on meil kodus olnud kogu aeg kassid. Et küll mitte linnas oma pere juures, et siin on meil viimased 15 aastat, aga maal oma ema ja isa juures olid meil kogu aeg kassid olemas. Ja lemmikfilm. No kui nüüd natukene mõelda. No või siis mul ka näiteks pole oma täitsa lemmikut filmi või siis žanr, mis teile? No minu tegelikult üks lemmikumatest on Ühest koerast. Jah, see film täpselt. Et aga ma ei saa seda filmi nii väga vaadata, sest ta on lihtsalt nii kurb. Okei. Ja kes te vaatate telekat? Kui palju te seda vaatate ja kui te vaatate seda, mida te vaatate tihti peale? No õhtused uudised on alati. Et kui ma ikka sellel ajal juba kodus olen, siis on õhtused uudised. Siis tulevad sellised saated nagu Suu puhtaks, saated, mis on seotud meie hariduselu probleemidega. Ja võib-olla natukene rohkem ikkagi nädalavahetusel vaataks mõnda sellist filmi või saadet, et mis nagu rohkem meeldib, et meeldib vaadata Eesti saateid hästi palju. Ja mis muusika teile meeldib? No muusika on ka selline, tegelikult on muusikaga nii, et see on vastavalt meeleolule. Et kindel mingi näiteks grupp, nagu ma tean, et paljudele õpetajatele meeldib ABBA või vanemad ansamblid kindlasti, et ABBA ja kõik sellised ansamblid on väga-väga teretulnud. Aga ütleme, et viimasel ajal
on võib-olla natukene nooremaid tulijaid, et tegelikult on ka Nublul väga häid laule, mida kuulata, kus on sellist sõnumit ja kus on väga hea rütm ja. Ehk siis mina isiklikult, ma tihtipeale ma ei saa räppist aru ja kõike sellest, sest ma ei saa sõnadest aru. Ja no teksti ma pean siis avama eraldi, et saama aru, aga teil on sellega kõik korras? Ma tahaks loota küll, jah. Jah. Kuidas te siis veedate oma vaba aega? Et siis te tegelete põhimõtteliselt nende asjadega või teil on midagi veel? Näiteks raamatute lugemine? Raamatute lugemine, käsitöö kudumine ja tegelikult ma veedan väga palju oma vabast ajast maal oma ema juures. Ehk siis teil on aed ka? Jaa. Milline on teie meelest, lõikame välja, ma sõnastas vale. Milline on teie meelest üks äge noor? Äge noor teeb palju, jõuab palju, oskab puhata, tahab teha. Okei. Siis meie rubriik Naistekas Delfi. Timo küsib, mida kinkida kenale naisterahvale, kellele tahaks samas ka muljet avaldada. Oleme siiani väga head sõbrad ning sünnipäev annab võimaluse näidata, kui väga ma temast hoolin. Mida kinkida? No ma arvan, et tegelikult suuremale osale naistest meeldivad kindlasti lilled. Okei. Ehk siis suure lillekimbu? Jaa. Rätsi küsib, head söögikohad Tartus? Vaata, nendega ma jään küll vist natukene hätta, sellepärast, et viimasel ajal väga palju ei ole ringi liikunud. Aga suvel me külastasime sellist kohta nagu Umbroht. Et seal olid tavasöögikohtadest nagu natukene erinevad söögid ja see interjöör ja sisustus oli nagu natukene teistmoodi. Et see jättis päris sellise huvitava mulje, et mõnda asja läheks ja prooviks veel taga seal ära. Okei. H-täht küsib, kas keegi teab, kust on võimalik Tartus Gruusia musta teed osta? Võib ka pakitee olla? Ma tean, et Riia tänaval on olemas üks spetsiaalne tee- ja kohvipood, et äkki sealt saab osta. Mallu küsib, palsamiäädikas, millistele toitudele seda lisatakse? Kuidas kasutatakse? No üldiselt pannakse balsamikot ikkagi toorsalatitesse natukene. Et kes armastab, kes ei armasta. Okei. Merks küsib, ärge nüüd naerge, kas kassil on ka puberteet ja kui on, siis missuguseks ta muutub? No tegelikult on ikka küll ja muutub ta täpselt samasuguseks nagu puberteedis lapsed, et tahab ju rohkem tähelepanu saada, tahab rohkem ennast näidata, et neid selliseid armsaid pättusi tuleb juurde, et meie kass võtab. Kuna kassidel on siis puberteet? No nendel on ikka seal paari aasta vanuses, et kuna kassi üks eluaasta võrdub 7 inimese eluaastaga, et siis jah, et paariaastane kass võib vahetevahel teha täiesti selliseid üllatusi, teha selliseid asju, mida ta varem võib-olla ei teinud. Ja lõpetuseks siis, keda te tahate meie järgmises saates näha? See võib olla nii õpilane meie koolist kui ka koolitöötaja. No mina arvan, et Annika Rebane. Et tema oleks nagu väga sobilik järgmine kandidaat. Pulka talle, teate jookse pulka. Okei. Aitäh!